Tere tulemast Saatuse Ratta kanalile. Minu nimi on Maili Aurora Eintrei ning ma tervitan sind selles kaardilugemise videos, kus me vaatame, mida toob aasta 2022 12 erinevale tähemärgile. Aitäh sulle, et sa oled enda tee siia leidnud. Kui sa oled alles uus, siis tere tulemast ka sulle. Oled oodatud seda kanalit jälgima nii siin kui ka sotsiaalmeedias Facebookis, Instagramis. Saatuse Rattal on ka kodulehekülg www.saatuseratas.ee. Nii et kui sa ühel hetkel tunned, et hoopiski personaalne kaardilugemine võiks olla midagi sinu enda jaoks, siis selle kodulehekülje kaudu saad sa ka broneerida aja minuga. Selle kohta siis on info kodulehel. Kuid alustame tänase videoga. Sa saad siis valida enda tähemärgi ja leiad sa enda tähemärgi jaoks ajatempli selle video infokastist. Ja kui sa sellele ajatemplile peale vajutad, siis hakkabki mängima sinu aasta 2022 ennustusvideo õige koha pealt. Nii et mina soovin sulle ilusat kaartide sõnumit. Ole tubli! Tere tulemast kõigile Jäära tähemärgi esindajatele. Vaatame siis koos, mida 2022 endaga kaasa toob. Olen sulle seganud juba tarokaardid, mis annavad meile siis teada, milline saab olema üldine energia, ohud ja võimalused ning seejärel vaatame, mida ütlevad oraklikaardid ka. Kõigepealt üldenergiakaartideks on sulle siis tulnud Sauade kuningaskaart. Ja teiseks kaardiks tuleb sulle kuukaart. Alustame kuukaardist. Kuukaart on hästi selline kahetine ja vastuoluline kaart. Ühest küljest siin on palju hirme, ebakindluseid ees oleva ees. See on selline allilmakaart ja justkui ütleb ka, et midagi on varjus, midagi sa veel ei näe ja ei taju. Tugev selline illusioonide efekt on, aga samas ikkagi see sisemine areng ja sisemine võit saab olema väga-väga tugev ja väga suur. Nüüd see kuningas siis, kuningas on küpsemisprotsess. Sauade kuningas ütleb, et mingisugune areng on tulemas ja mingisugused sütitavad kogemused siis saadavad Jäära aastal 2022. Aga vaatame, mis on siis selle aasta ohud. Ohukaardideks on sulle tulnud armastajate kaart ja teiseks ohukaardiks tuleb sulle müntide 2 kaart. Need siis tähendavad seda, et kõigepealt see armastajate kaart, et see ei ole otseselt, ei pruugi olla seotud armastuse eluga, kuid üleüldiselt erinevate sidemetega. Et siin võib olla jah, et siin see müntide 2 tegelikult samamoodi ütleb, et sa pendeldad pidevalt mingisuguste valikute vahel ja armastajad ütleb ka, et võib olla nagu suutmatus mingisugust otsust ära teha. Et väga sageli siis võib tulla sulle sellel aastal ette olukordi, kus sa oled nagu kahe vahel ja sa ei tea, kuhu minna või mida teha või mis on õige või isegi võid tunda, et tahaks nagu põgeneda, aga ei oska põgeneda ka kusagile. Ja osadel juhtudel mõnel Jääral võib tõesti tulla sellel aastal siis ka armastuse elus omamoodi Ameerika mägi. Aga vaatame võimalusi. Võimaluste kaardideks tuleb sulle karikate 6 kaart. See tähendab siis seda, et võib ilmutada sulle sellel aastal ennast keegi, kes tuleb siis tagasi sinu minevikust kuidagi või siis ise mõtled ja unistad palju asjadest, mis on kunagi olnud või tulevad siin ka lapsepõlvega seonduvad teemad välja. Siis järgmiseks kaardiks on sulle tulnud karikate 2 kaart ja selle kaardiga ma läheksin küll praegu ainult armastuse radapidi. Ehk siis sinu armastuse energia sellel aastal on hästi tugev ja hästi hea. Siin on potentsiaal ka selleks, et tugevdada armastuse liitu ja sidemeid siis inimestega, kellest sa hoolid. Kui sa oled vallaline, siis miks mitte, võib see tähendada ka armastuse elu täiustumist või siis suhete paranemist. Aga segan sulle siis edasi nüüd oraklikaarte. Ma arvan, et kuna see armastus siit praegu kõige viimasena välja tuli, et siis vaatamegi, mida ütlevad sulle armastuse inglikaardikesed.
Jäär 2022 hüppas selle välja flirdikaart, nii et tugevat sellist eneseväljendust ja kerget sellist olemist tajun siin, hästi hea ja tugev energia ilma pingeteta. Tahavad siis tulla sulle veel need 3 kaarti, võtame siis need 3 kaarti ja vaatame, millised need on. Kõigepealt ütleb esimene kaart, et sul on ohutu armastada, võid igasugused piirid ja piirangud siis sellel aastal nii-öelda lahti lasta, vabaks lasta. Et kui sa avad oma südame ja meeled, et siis see, mida sa soovid, saab kiiremini sinu suunas tulla. Edasi attraction, flirt ja ikkagi külgetõmme, et mingisugune magnetväli siis sellel aastal siin domineerib. Ja et sa väga väärid armastust. Et osadel juhtudel jääradel võib olla mingisugune paigalseis olnud siis armastuse elus. Kaardid hetkel lihtsalt tahavadki kinnitada, et selline nagu hingeline ja sütitav kogemus siis sellel aastal sind võib saata ja karikate 2 on kindlasti hingeline liit ja hingeline side. Nii et võimalik, et sa juba oled selles sidemes oma armsa kaaslasega või siis sellel aastal on potentsiaal, et see side sinu ellu tuleb. Vaatame edasi. Jäär 2022. Seesama kaart. Ja tuleb sulle mine vooluga kaasa. Delfiinikesed siin meres. Ühesõnaga võib sul tulla sellel aastal olukordi, kus sa lihtsalt peadki loobuma mõtlemisest, alistuma ja lihtsalt lähed sellega kaasa. Lähed lihtsalt kaasa. Vaatame edasi. Jäär 2022. See kaart. Sihtpunkti kohale jõudmine. No kuhu sa jäär siis nüüd minemas oled? Kuhugi hakkad igatahes kohale jõudma. Ja ütleb, et see sinu sisemine sära või sisemine jõud sellel aastal kasvab ja kuidagi on kohe teistele ka märgatav. Need on õnnistuse kaardid. Vaatame, milline õnnistus tuleb sulle jäär aastal 2022. Õnnistus aastaks 2022. Ja sulle tuleb õnnistus enda tee leidmise osas. Nii et ikkagi näed, et sa jõuad mingisugusesse sihtpunkti, sa lähed vooluga kaasa ja sa jõuad, sa leiad mingisuguse oma tee, võib-olla sa oled millelegi juba tükk aega vastust otsinud, nii et siis see 2022 saab olema see oli kindlasti mingisugune märk, et midagi võib tulla justkui välk selgest taevast sinu ellu. Jätkame videoga. Vaatame, mida ütlevad järgmised kaardid. Tahtis sulle tulla see kaart, aga ma segan siis mõned kaardid sulle siit veel. Vaatame jäär. Võtame selle kaardi ja võtame ühe veel selle kaardi. Nii. Ütleb, et võta hoog maha, slow down, et midagi siin on sellist, millega sa kiirustama ei peaks, et ütlevad siis oraakli kaardid, et kiirustada ei ole vaja, et kui sa hakkad kiirustama, siis tulevad vead sisse ja pead sellel aastal siis rohkem läbi mõtlema asju, et mitte tormama. Et mine kaasa jumaliku ajastusega. No ütleme nii, et kui sa ei tea millelegi vastust, siis järelikult sa vastust teadma sellel hetkel parasjagu ei pea. Et lihtsalt oota, et selline jumalik ajastus ja õige hetk sellel aastal siis hakkab mängima väga-väga olulist rolli. Ja võta juhi roll enda kätesse. Siin on siis selline ilus tantsijate või armastajate paar peal, et ütleb see kaart siis, et aitab ootamisest ükskõik millises elu osas. Et kui sa ikkagi midagi tahad, siis haara sellest kinni ja tee kõik selleks, et saada seda, mida sina tahad või miks mitte keda tahad, et igal juhul juhi rolli enda kätesse haaramine siis sellel aastal. Vaatame edasi. Jäär 2022.
The High Lady of Love and Compassion. Ühesõnaga armastuse ja lahkuse ja selline kuidagi hingega minemine sellesse aastasse, et kuidagi rahutundega ja selle hea teadmisega, et tuleb hea aasta. Ma isegi hetkel ei näe, et siin mingisuguseid väga olulisi ohumärke sulle oleks tulnud peale tõesti selle kuukaardi. Et isegi need ohukaardid siin on pigem hästi tugevad võimaluse kaardid. Vaatame Merineitsite kaardipakist, mis tuleb järele aastaks 2022. See kaart siis. Energiate kaart, aura puhastumine ja tervis. Ühesõnaga sellel aastal midagi muutub tugevalt sinu tervise osas, midagi puhastub, mingisugused energiakanalid avavad ennast, midagi muutub ja midagi muutub siis paremuse suunas ja nagu sa näed, siin on ka just need kuldkalakesed siin ümber selle energiavälja. Ja ma tunnen, et mingisugune soov just kui hakkab oma kuju võtma või täide minema. Jäär 2022. See kaart. Vaatame siis. Inglisõdalase kaart tuleb sulle. See kaart tahab öelda, et sa oled kaitstud kellegi kõrgema poolt ja sellel aastal võimalik, et ka sinust tuleb välja selline väike sõdalane, kes tõesti võitleb ja näeb millegi nimel vaeva. Et sa oled nagu valmis mingiks lahinguks justkui. Jäär 2022. Õnneliku elu kaart tuleb sulle. Et sa kuidagi lased mingi kaitse maha ja usaldad elu ja usaldad seda, mida sulle antakse sellel aastal. Ja ongi, siin tuleb tugevalt seda kaasa minemist ja vastuvõtmist, nii et sa suudad kuidagi väikestest asjadest siis sellel aastal väga-väga tugevalt naudingut ja heaolutunnet tunda. Ja võtan sulle viimase kaardi. Jäär aastaks 2022 veel üks sõnum, palun. Seesama. Raafaeli kuninga kaart tuleb sulle. See on suuremeelsus, soojus. Ja see kaart ütleb, et jah, sa võid uskuda ja sa võid usaldada. Sa võid sellel aastal saavutada palju erinevaid asju. Ja see kaart ütleb, et sa läheneksid kõigele loovalt, et loovus saab olema siis väga tugev võti sinu jaoks sellel aastal. Aitäh sulle, kallis Jäär! Mina soovin, et sinu aasta 2022 tuleks imeline ning täisküllust. Ole õnnistatud! Tere tulemast kõigile Sõnni tähemärgi esindajatele. Vaatame siis, mida toob sulle aasta 2022. Olen sulle välja seganud tarokaardid, vaatame siis aasta üldenergiat, ohtusid ning võimalusi ning seejärel segame koos mõned oraklikaardid sulle siis veel sõnumit jagama. Alustame üldisest energiast. Tulevad sulle siis kaardid sauade 4 ja teiseks kaardiks tuleb sulle kaart kohtumõistmine. No kõigepealt on näha siin seda, et sa oled sellel aastal valmis midagi uut enda ellu vastu võtma. Ma näen siin ka mingisugust huvitegevust või millegi põnevaga tegelemist, mis siis tõesti kuidagi sind elavamaks muudab või annab sulle mingisuguse hea emotsiooni. Võimalik, et siin tuleb mingisugune oluline sündmus või tähistamine. Siin näitab ka seda, et rahaasjad võivad sellel aastal minna soodsamas suunas või mingisugune muudatus siin rahateemadega. Kohtumõistmise kaardiga näitab üldenergia seda, et asjad võivad loksuda paika. Sa võid ise kuidagi sellel aastal mingisugusest nagu unest üles ärgata või saad mingisugused taipamise, asjad loksuvad paika, toimub võib-olla mingisugune kohanemine või tõesti kuidagi
midagi ka võib-olla minevikust, mis on koormana kaasas ennast siis vedanud, hakkab mingisugust kuju võtma. Vaatame ohukaardid. Ohukaardideks tulevad sulle karikate ässakaart ning sauade rüütel. Võimalik, et jah, et kuna karikate äss on muidu hästi hea kaart, aga kui ta tuleb ohukaardina, siis ta näitab pigem sellist hirmutunnet ja ebakindlust, et kas saad ikka hakkama, kas oled midagi maha maganud. Ühesõnaga tugev selline enesekriitika tuleb siit välja. Ja samas see tulekaardikene siin tema all, ta ütleb, et sa võid sellel aastal liialt kärsitult teha mingisugused otsused või ütled asju välja, siis hiljem mõtled, võib-olla kahetsed natukene, et ühesõnaga ebakindlused ja hirmud ja selline rutakus kuidagi siis sellel aastal saavad olema siis sinu ohtudeks. Kuid vaatame võimalusi. Võimaluste kaardideks väga hea tulevad pigem negatiivsed kaardid, nii et kui nad tulevad võimalusena, siis tähendab, et see negatiivne hakkab lahenema. Kõigepealt siis tuleb sulle mõõkade 4 kaart ja sauade 9 kaart. Nii et siin on näha kohe, et mingisugune olukord tugevalt siin laheneb ära sul elus. Ja isegi kuidagi näitab seda, et langetad mingisuguse blokeeringu või kaitse enda ümbert ja oled valmis astuma edasi. Võimalik, et sa saad mingisuguse teadmise millegi või kellegi suhtes sellel aastal. Saad tõesti, see tuleb nagu taipamise aasta mingis mõttes sulle sõnn. Et sa näed nagu olukord ja inimesi kuidagi teistmoodi või selgemalt sellel aastal, et tunnetad ja usaldad omastad taju ja enda intuitsiooni ja kindlasti sellel aastal ma soovitangi sul tugevalt enda intuitsiooni usaldada. Vaatame sõnn, mida toob sulle siis armastuse elu. Getting to know each other. Kui sa oled sõnn vallaline, siis suur potentsiaal on siin, et sa sellel aastal tutvud siis kellegagi ja alustad siis mingisugust tutvumisprotsessi ja tuli sulle siis codependency ehk siis sõltuvuses olemine võib-olla teisest inimesest, teise inimese kontrollimine, salaja jälgimine, et siis sellel aastal võivad olla ohumärkideks siis ka need. Tõelise armastuse kaart hüppas sulle ka kaardipakist välja, et see võib olla siis sinu selle elu ja armastuse lugu. Võib-olla see armastuse lugu on sul juba käimas, võib-olla ta käima siis nüüd alles läheb. Üks kahest. Vaatame edasi, mida sulle siis veel aastaks 2022 oraklikaardid soovivad öelda. Sõnn ja aasta 2022. Tuleb sulle kaart kummituste maa. No vot, ühesõnaga siin võib olla, et ikkagi ütleme niimoodi, et minevikust käib midagi sinuga kaasas või minevikust keegi või miski tuleb uuesti välja. Ehk siis see kummitus sealt minevikust, eks, et me ei saa siin võtta seda sõna otseses mõttes, kuid midagi siin on, et mingisuguse kas iseenda mingisuguse kummituse või asjaga sa tegelema siis sellel aastal justkui pead. Midagi on vaja ära lahendada sellel aastal, midagi on kuskil ripakil. Vaatame edasi. Aasta 2022 seesama kaart. Answering the call, kõne vastu võtmine. Et just nüüd on õige aeg tegutsema hakata. Võimalik, et sa sellel aastal saad väga olulised teate või kõne, miks mitte. Kuid oraklikaardid siin tugevalt ütlevad, et millegi jaoks on sellel aastal ülimalt õige ja soodne aeg sulle, et sa pead ära tegema. Õnnistuse kaardiks sulle selleks aastaks tuleb blessing for good men and fathers. Et siis sellel aastal 1 2. Et kuna sünnikesi meil on ju rohkem kui 1. Et siis võib olla tõesti siin seotud kuidagi pere ja lähedaste suhetega, just siis meesterahvastega.
et kas on siis isa-poja vahelised suhted sellel aastal ülimalt olulised, isa-tütre vahelised suhted olulised või kui sa oled armastuse otsingutel või kuidagi ühesõnaga, et head inimesed just nagu mees energia kujul on sellel aastal siis olulised või sinu suunas tulemas. Vaatame edasi. Sõnn. Tagasi enda keskusesse jõudmine. Ja mul on tunne, et sa võid olla mõnikord selline natuke pilla-palla laiali, kuid et sa sellel aastal, et isegi kui sa kuidagi kaotad ennast vahepeal, et sa leiad ennast ja enda keskust jälle uuesti. Sa laiened kuidagi, võtad mingisuguse suurema väljakutse või oled valmis nägema suuremat pilti kuidagi sellel aastal. Andmine ja saamine sellel aastal on hästi olulised ja kuidagi siis loksuvad tasakaalu ja ikkagi ma näen siin hingelist sidet sinu ja kellegi vahel. See ei pruugi olla ainult siis armastuselu side, vaid pigem lihtsalt siis selline hingeline side. Altari printsessi kaart tuleb sulle, see on prohvetluse kaart, palvete kaart, rituaalide kaart. Võimalik, et sõnn sulle see aasta on hästi nagu soosiv igasuguseks manifestatsiooniks. Et siis seda ma soovitan sul teha ja palvevägi ka, et mis palve sina sellel aastal välja saadad, et ole siis hästi detailne selles, mida ja kuidas sa soovid, sest võimalik, et saad seda, mida tahad. Ja samamoodi on tegelikult ka hirmudega, mida kardad, seda võid sellel aastal ka saada. Väljakutse vastuvõtmine, et mingisugune väljakutse võib siis sõnnile sellel aastal ka veel osaks saada. Et siis selle väljakutsega sa tegeled ja see võtab sul päris siis omajagu aega kuidagi ja isegi energiat ära. Mul ongi tunne et siin tuli nagu oma nahast välja pugemine või kuidagi selle vana naha välja vahetamine. Et kuidagi sa saad nagu rohkem puhtamaks ja kuidagi puhastud või siin on selline nagu autentsus ja iseendaks jäämine hästi tugevalt siis esindatud hetkel. Ilusa hingekaart tuleb ja ütleb see, et sellel aastal võid sa väga tugevalt siis olla võimeline mõjutama teisi inimesi ja just nimelt kuidagi neile midagi sellist suudad anda, mis neid paneb hästi ennast tundma. Et selline just nimelt see andmise ja jagamise aasta justkui. Ja loomulikult mida annad, siis seda saad, nii et ka vastuvõtmise aasta. Ja sellel aastal on hästi oluline ennast laadida ja mitte üle koormata ennast ja tööga seada hästi kindlad piirid, sest siin näitab, et sa vajad kuidagi sellel aastal rohkem puhkust kui võib-olla tavaliselt. Aga sõnn, vaatame sulle siis ühe viimase kaardi või viimased kaardid veel. Tuleb sulle kaart, maagikaart ja jällegi maag on manifesteerimise kaart, nii et ütlebki see kaart, et sellel aastal kohe nagu imetabaselt võivad mingid asjad juhtuda sinu elus. Ja Aarieli 9 kaart tuleb sulle, mis ütleb, et mingisugune unistus sellel aastal võib täituda. Ja et sinu selline tugev panus töösse, et see saab häid vilju kandma ja kuidagi armastad sellel aastal sellist luksust ja häid asju ja mõnusaid asju ja tahad endale nagu parimat ja rohkemat kui tavaliselt. Vot nii, sellised kaardid sulle siis selleks aastaks. Mina soovin sulle väga palju armastust, head ja ole õnnistatud. Tere tulemast kõigile kaksikute tähemärgi esindajatele. Vaatame siis koos, mida toob aasta 2022. Olen sulle välja seganud esimesed tarokaardid, vaatame üldenergiat
aasta ohtusid ning aasta võimalusi. Seejärel segame välja mõned kaardid, mis näitaksid siis meile veel lisasõnumit. Alustame üldisest energiast. Sulle siis tuleb karikate 3 kaart ja müntide 4 kaart. Hästi, tundub, et sellel aastal väga tugevalt fookuses saavad olema sulle rahaküsimused. Just nimelt karjääri mõttes, et võid sa siin tunda, et soovid mingisugust muudatust või tuleb see muudatus iseenesest kuidagi sinu suunas. Siin võib olla ka küsimuse all mingisugused lepingud või laenud osadel juhtudel. Näitab ära ka seda, et sa kaldud ühest äärmusest teise, et kas sa väga nagu koonerdad sellel aastal või siis laristad ekstra lahkelt sellel aastal. Aga näitab siin ka seda, et mingisugune väga selline mõnus tähistamine või oluline sündmus võib sellel aastal siis aset leida. Võib-olla sa juba tead, mis see olema saab, võib-olla see kutse alles tuleb, kuid midagi sellist tõesti ilusat ja uhket ja mõnusat siis siin nautida saad või selline hea puhkus või lõõgastus või mingi selline mõnus koosolemine inimestega on tulemas. Ja see ei ole lihtsalt selline niisama sünnipäev, et see on midagi natukene nagu suuremat siin ikkagi, et loomulikult kaksikute tähemärke on ju palju, aga igal ühel teist tundub, et võib siin olla seltskondliku eluga siis mingisugune asjaajamine sellel aastal. Aga vaatame siis ohukaarte. Ohukaartideks tuleb sulle kõigepealt mõõkade rüütli kaart. Mõõkade rüütel ütleb, et sellel aastal võid siis liiga uisapäisa nagu tuisupea natuke olla ja teha liiga rutakad otsused ja samas ka, et võtad vastu võib-olla väljakutseid ilma pikemalt mõtlemata ja hiljem siis kas jätad asjad pooleli või ei lõpeta asju päris ära. Tuleb sulle ka mõõkade 10 kaarti, nii et mingisuguses elu osas võib siis sellel aastal tabada sind nagu hoob selja tagant mingisugune kas õnnetus, kellegi sinu lähedasega või endal väike selline apsakas või avarii. Et siin võib olla ka tegemist hoopiski sellega, et sa saad teada, et keegi ei ole olnud päris avatud ja aus sinuga. Igal juhul midagi sellist, mis tuleb sulle ootamatult, tekitab negatiivse emotsiooni. Et see on siis selle aasta oht sulle. Vaatame võimalusi. Võimalusteks tuleb sulle müntide 6 kaart ja müntide 6 ikkagi ütleb, et kuigi sinna üldenergias näitab, et rahaasjad on niimoodi nii ja naa sulle, et siis võimaluseks on siiski see, et paraneb midagi soodsamas suunas või no kohati siin võib olla ka seda, et sa kas saad mingisuguse laenu või saad mingisuguse rahalise kingituse või keegi teine toetab sind kuidagi rahaliselt või sa saad justkui mingisuguse materiaalse kingituse, mis on sinu jaoks siis oluline sellel aastal. Ja tuleb sulle võimaluse kaardiks karikate kuningas ja karikate kuningas lihtsalt ongi üks suur võimalus. Et siin on oht selleks muidugi, et sa magad nagu selle õige võimaluse maha, aga mingisugune väga hea impulss on tulemas, et kui sa oled õigel ajal õiges kohas, siis sa oled nagu kala vees, et võib sul minna väga hästi. Ja, et väga tugev energia tuleb siit. Vaatame armastuse elu, nagu sa näed, võib sul olla sellel aastal täitsa pilla-palla. Vaatame. Midagi ju ikka võtame sulle siit välja, et mis see 2021 vabandust 2022 kaksikutele siis armastuse elus toob 2022. Väga varsti otsusta ise väga tugevalt ära, mida ja kuidas sa tegelikult tahad, et need asjad saaksid siis kiiremini sellisel kujul sinu suunas tulla. Oi. Vot sellepärast oligi selline tugev energia, past life relationship, et sa oled seda inimest varasemas elus tundnud, et tegemist siis on
sul sellel aastal inimesega väga tugevalt mingisugune asjade ajamine, kes on siis tulnud sulle eelmisest elust olulist õppetundi või juhatust jagama. Siin võib olla väga tugev hingeline armastuse side ja hingeline side, kuid siin võib olla ka karmaline õppetunni side, et üks kahest. Et see võib olla pikaajaline ja kestev selline hingeline kogemus või ta võib olla lühiajaline, et see oleneb nüüd sellest, et kas sul on siin kaasas see karmaside või on ta midagi muud. Igal juhul väga selline lähedane armastuse lugu on siin kellegagi. See ei pruugi temaga suhtes isegi olla. Ma korraks küsin, mis tähemärk ta on. Ta võib olla maamärk, maa või õhumärk. Maamärgid on sõnn, neitsi, kaljukits ja õhumärgid on veevale, kaalud, kaksikud. Nii, aga vaatame siis, mis sulle veel aastal 2022 tuleb. Bone Collector. Sellel aastal või tulla nagu selline koguja natukene. Et tasub sellel aastal siis üle vaadata kõik need asjad, mis sul on, et kas sul on kõiki neid asju vaja või on aeg millestki lahti lasta ja millestki vabaneda. Et tundub et kuidagi hoiad sellel aastal tugevalt millestki või kellestki kinni. Mingisugune selline lahtilaskmise vajadus justkui tekib millegi osas või kellegi osas. Tahtmatus või suutmatus lahti lasta. No kogud siin emotsioone ja kõike kuidagi sellel aastal endasse. Väest vistas, et see kaart ütleb, et sa näeksid suuremat plaani või laiendaksid seda vaatevälja, et otsiksid vastuseid kaugemalt. Ja et sellel aastal on sul väga tugevalt energiat nagu laiali. Tuleb leida nagu väljund. Sul tuleb leida hästi tugev väljund iseendale ja iseenda energiatele, et muidu sa võid lihtsalt plahvatada. Vaatame, milline õnnistus on sulle tulemas aastal 2022. Sulle tuleb kaart Blessing on your wisdom, arukuse kaart, et mingisugune selline selgus, teadmised, uued õppimised, uued juhatused on siis sellel aastal sinu poole tulemas. Tuleb sulle ka hingedega suhtlemine. Üldse igasugused sellised inimsuhted kui ka vaimsed hingelised suhted sellel aastal siis saavad olema sulle olulised ja väga palju sellist läbirääkimist ja suhtlemist ja sõprade lähedastega suhtlemist näen sulle siis siin. Vaatame veel. Austa protsessi. Mul on tunne, et siin võib nagu toimuda midagi sellist, mis tekitab sinus segadust ja sa ei saagi nagu aru, et mis see on, miks ta on, kust ta tuli, kuidas palju küsimusi sellel aastal. Aga kaardid nagu tahaksid öelda sulle, et ära muretse, et kõik on paigas seal, kus peab. Andmine ja saamine ka sellel aastal siis on olulised, et kõik, mis sa välja annad, kõik seda sama sa siis tagasi saad, olgu see siis kas positiivne või negatiivne. Prison Wave kaart tuleb sulle, et sa ise ennast saboteerid ja ongi rahahirmud. Hästi tugevad mingisugused rahalised asjad ja küsimused tuleb siin taas välja, et kinnitavad need kaardid siis seda, et ise manad endale nagu mingit hirmu sellel aastal vahepeal ja kardad midagi. Siis tuleb sulle unistuste kaart, ongi, et sul on nagu mingid unistused ja võib-olla sa ei julge nagu kõiki samme teha või kardad, et kas see on lihtsalt liiga suur unistus, et kas see on ikka sinu jaoks.
et ma ütleksin, et ole julge, et mida rohkem sa kardad, seda kaugemale sa oma unistustest ju lähed. Et just nimelt mina alati ütlen, et loo suuri unistusi. Ja ära tunne frustratsiooni sellel aastal tuli sulle kaart, et kõik on nagu tegelikult kuidagi paremini, kui võib-olla esmapilkul näib, et ja ikka siin tuleb seda nagu lahti laskmist ka, liigu edasi. Et jällegi need kaardid nii tahavad sulle öelda, et aeg on millestki lahti öelda, aeg on edasi liikuda, aeg on selg sirgu ajada. Siis tuleb sulle beautiful soul, see järgi, et sa inspireerid kedagi teist sellel aastal ja et ilusaid hingi on sinu ümbruses ja sinu kõrval ja just ka neid inimesi, kes siis sind väga imetlevad. Võtan siis sulle need 2 kaarti veel viimasteks kaartideks. Tuleb sulle kaart Rafaeli kuningas ja see kaart ütleb, et jaa, et sa võid usaldada ja uskuda ja et sellel aastal sa kindlasti midagi korda saadad. Ja tuli sulle ka rahukaart, et lase aga rahus minevikul minna ja sa oled astumas uude tsüklisse ja lase siis Jumalal või kõrgematel jõududel ennast juhatada ja kasuta enda intuitsiooni. Sellised kaardid siis sulle aastaks 2022. Mina soovin sulle palju armastust, küllust ja õnnistusi sinu aastasse. Tere tulemast kõigile Vähi tähemärgi esindajatele. See on siis sinu aasta 2022 ennustusvideo ning vaatame, mida on tarokaardidel sulle öelda. Kõigepealt siin on siis aasta energia üldiselt, aasta ohud ja aasta võimalused ning seejärel siis segame juba mõned oraklikaardid sulle lisasõnumite näol juurde. Aga alustame algusest. Üldisteks energiakaardideks tuleb sulle Hierofondi kaart ja saatuse ratas. Nii et see ütleb juba kohe seda, et esiteks saab olema väga vaimne aasta, väga avastav aasta. Võimalik, et kas usu või vaimsusega seotud küsimused siis sellel aastal saavad olema väga esikohal, väga olulised, igasugused erinevad põhimõtted ja väärtused siis siin kasvavad ja tulevad esile. Saatuse ratas tegelikult ütleb seda, et aeg on edasi liikuda millestki. Aeg on oma see õnne ratakene uuesti pöörlema tõmmata. Et hästi palju siin sellel aastal on sinu enda teha, just kui vastused on natukene lahtised, et polegi võib-olla päris lõpuni määratletud, sest sa oled ise oma selles saatuse punktikeses, kus sa pead ohjad enda kätesse haarama. Selle aasta ohukaartideks tuleb sulle müntide 10 kaart ja kuukaart. Nii et sellel aastal on sul võib tulla just nimelt raha ja karjääri asjadega siis mingisugune teema. Võib-olla need on lihtsalt sul hirmud, et ongi, et sa saad aru, et sa pead nagu midagi tegema, aga samas hirm on suur, unistused on siin, illusioonid on siin. Siin on kõik nagu pilla-palla mingis mõttes, et küll sa nagu tahaks ühte ja teist ja ei saagi aru, kuhu sa siis lähed või mida teha. Et ongi selline kuidagi nagu ahastuse moment tuleb sinna kuidagi nagu sisse, et no kuhu nüüd minna, mida ma tegema pean. Et see on nagu oht, on ju, et sa tunned ennast mingis etapis nagu väga tugevalt niimoodi. Et jah, et kuidagi materiaalne elu siin on sul, ta ei olegi otseselt nagu ohustatud, aga jubedalt nagu mingi hirmu mõtted on sul siin. No vaatame, mis need võimalused räägivad. Võimaluste kaartideks tuleb sulle kõigepealt siis mõõkade kuninganna ja siis tuleb müntide rüütel. Usalda enda intuitsiooni. Sinu see ajuaparaat lülitab ennast sisse ja hakkab siis aga endale vastu töötlema. Et sellel aastal on hästi oluline ennast usaldada ja ongi need illusioonid tekivadki ülemõtlemisest ja üleanalüüsimisest. Siin näitab sulle rahalist tegelikult tugevat potentsiaali ja edasiliikumist, uued võimalused, uued kogemused.
uued mingisugused projektid ja mõtted ja ideed ja kuidagi kohe nagu tahad millegi suunas minna ja just ongi see, et võtad selle juhi rolli enda kätesse, et tegelikult ju tugevad kaardid on sulle siia tulnud. Nii et ma ütleks, et võimalusi on rohkem, kui sa võib-olla üldse nagu ise arvad või aimad sellel aastal. Vaatame, mida räägivad armastuse elukaardid sulle aastaks 2022. Väga varsti, et otsusta selgelt ära, mida ja kuidas sa ikkagi täpsemalt tahad, et see saaks aina kiiremini siis sinu suunas tulla. Ja tuleb sulle ka worth waiting for, et miski armastuse elu mõttes on praegu ootamist väärt või on olnud ootamist väärt, et midagi on siin veel uuenemas, midagi on veel muutumas, et siis see jumalik ajastus ja hoia oma meeled avatuna. Kui sa oled vallaline, siis hoia oma meeled avatuna, sinu hingekaaslane võib erineda sellest, mida sa ette kujutad. Kui sa oled suhtes, siis hoia oma meeled ikkagi avatuna, sellepärast et sinu kaaslane võib tulla sellel aastal mingisuguste ettepanekute või mõtete või ideedega, kus sa pead oma mõtted ja meeled avatuna hoidma. Storm Fields, ühesõnaga võid tunda, vot sellel aastal ja ma näen, et sul võib tekkida mingisugune olukord, kus sa tõesti tunned, et no nüüd käis küll sihukene torm ja tuisk üle sinu elust. Et siin on isegi oht, et sa langed nagu korraks mingisugusesse stressi või depressiooni tundesse, et nagu, et vau, nagu, et mis see nüüd oli, et mingisugune ehmatus siis võib siin sellel aastal sulle tugevalt tulla. Narrow pathway. Ühesõnaga ja sa käid nagu õhukesel või nagu õrnal jääl, et ütleme niimoodi, et mingisugune kaos on siin kuskil elu osas. Otseselt ma ei näe midagi nii kohutavalt juhtuks, kuid vaatame, mis siit veel tuleb. Ongi midagi on, ütleb, et ära kiirustamine aeglaselt, et miski võtab aega. Samas ongi, et midagi on nii läbi udu kuidagi tulemas. Et sa pead nagu leidma selle sisemise jõu midagi ära teha sellel aastal, sest muidu kuidagi sa jätad ennast justkui ise. Vaata, ma praegu segan sulle õnnistuse kaarte ja lendas terve suur hunnik neid kaarte maha. Hästi siis. Teised said ainult ühe õnnistuse, sina saad siis kõik need õnnistused, olgu see siis sulle väga õnnelik ja õnnistuste rohke aasta. Sulle, armas vähk sellel aastal, tuleb õnnistus sellega seoses, et sa saad mingisugusest hirmust või kurvastuse tundest üle. Sa saad sellel aastal endale uue ja olulise sõbra. Sa saad nautida sellel aastal mingisugust väga erilist kogemust või sellist nagu tõsiselt nagu imetabast imelist päeva. Keegi tuleb sulle sellel aastal head ja olulist tuge pakkuma. Uus algus tuleb sulle mingisuguses elu osas. Midagi, mida sa varasemalt ei saanud teha, sellel aastal avaneb uus võimalus miski ära teha. Mingisuguse võitluse või sõja kas kellegi teise või iseendaga sa võidad ja see möödub. Ja algab uus teekond. Imeline. Vaatame edasi. Mis on siis tulemas sulle veel aastal 2022? Jällegi ikkagi teistega suhtlemine ja enda kuidagi kõrgemate jõudude ja universumiga selline suhtlemine saab sellel aastal olema oluline ja just enda selle nagu mõtte kõrgemale saatmine ja üldse kommunikatsioon ja selline avatud ja aus suhtlemine. Sa võid tunda sellel aastal, et sulle nagu keegi on lubanud midagi, aga siis ikkagi ei täida oma neid lubadusi, et selline vale lubaduste nagu andmine ja jagamine, et sa võidki tunda, et keegi nagu räägib sulle midagi või ütleb, et ja ma teen ära või ja teeme. Ja siis kunagi nagu need asjad ikka sinna kätte ei jõua, et sa võid tunda sellist nagu kurnatust selles osas ka veel. Midagi uueneb tugevalt sinu elus, näitab taaskord ära. Mingi tõde tuleb kuskil elu osas
välja ja avab nagu mingisuguse uue pildi sinu jaoks. Kellelgi on mingisugune saladus sinu ees siin sellel aastal, mis tõesti siis välja tuleb justkui. Sa pead sellel aastal mingisuguse muudatuse käsile võtma või hakkad mingit muutust tugevalt tegema. Sulle tuleb kõrgemalt poolt sellel aastal mingisugune teade või märk või sõnum. Soovitakse sulle mingisugust teadaannet anda, sa võid tähele hakata panema erinevaid märke või sümboleid või kohe tajud ise ära, et sulle tahetakse midagi öelda, mis see on, et midagi siin on, et kuna vähielement on erinevaid, eks, et siis ma ei saa öelda sulle 100%, mis see täpselt sinu jaoks on, kes sa seda praegu vaatad, aga ma näen, et kõrgemalt poolt seda sõnumit tahetakse sulle edasi anda. Andmine ja saamine tasakaalu ja jällegi, et hoiad ise ennast tagasi muutuste ja valikute tegemisel. Ja tulebki ka kuidagi, et ole ettevaatlik, mida ja kuidas sa rahaliselt sellel aastal nagu teed. Ja võtan sulle viimase kaardi ja viimaseks kaardiks tuleb sulle Rafaeli poisikaart ja ütleb, et no jah, emotsionaalne aasta. Tuleb uusi inimesi, teateid, sõnumeid palju, intuitsioon sellel aastal on tugev, sotsiaalne elu, et sellele kindlasti siis suurt tähelepanu ka panna sellel aastal. Selline lugemine sulle sai, kallis vähk. Aitäh, et sa oled olemas, soovin sulle palju armastust, küllust ning õnnistusi sulle ellu. Aitäh! Tere tulemast kõigile Lõvi tähemärgi esindajatele. See on siis sinu aasta ennustus 2022 aastaks. Kõigepealt vaatame siis tarokaartidega, milline saab olema aasta üldine energia, aasta ohud, aasta võimalused ning seejärel vaatame juba üle ka oraakli sõnumi sulle. Alustame siis üldisest energiast. Sulle on siis tulnud 2 sellist kaarti nagu maailmakaart ja müntide ässakaart. No vot siis, ma tunnetan siin uut võimalust tugevalt sulle selleks aastaks. See võib olla tööalane võimalus, see võib olla materiaalne, mingisugune uus asi või jah, hästi tugev selline ikkagi rahaenergia on siin ja just nimelt nagu materiaalsus. Maailmakaart võib tähendada ka reisimist, maailmakaart tähendab ka üldiselt rohkem sellist nagu avastamist, see on kas maailma avastamine või enda ümber maailma avastamine, miks mitte, kuid igal juhul siin on hästi tugevad ja head energiat üldenergiates. Ohukaardiks tuleb sulle ka maailmakaart, nii et ütleme nii, et siin võib olla ohustatud siis kõik see, mida ma just eelnevalt nagu mainisin ka, on ju, et ettevaatlik võid olla siis just nimelt erinevates uutes algatustes, et millegi pärast ütleb, et need on ohustatud ja samamoodi ka, kui sa oled mõelnud reisimise peale, et siis ka see sellel aastal võib olla kuidagi, kas oht on nüüd õige sõna, nii ja naa, et midagi siin nagu sellega seoses igal juhul välja tahab tulla. Samamoodi ka ettevaatlik tuleks olla erinevate lepingute ja allkirjade andmisel. Teiseks ohukaardiks tuleb sulle müntide 3 koostöökaart, nii et ole ettevaatlik, kellega sa sellel aastal koostööd teed. Ja võib-olla üldse, et kas see, mida sa nagu tegema asud, et kas see ikkagi on nagu see, mida sa teha tahad või ühesõnaga midagi tuleb nagu ümber mõelda või ümber korrigeerida kuidagi. Siis aasta võimaluse kaardiks tuleb sulle karikate 7 kaart, mis on mingi unistus läheb täide. On ta väiksem unistus või suurem unistus, aga midagi igal juhul siin täituma hakkab ja siis tuleb sulle siia ka ülemprest rinna. Nii et saab, tegelikult siin on mingi müstika loor veel sinu sellel 2022 aastal ümber. Nii et tegelikult isegi siin võib nagu midagi aimata ja tajuda, kuid ma tunnen, et midagi sellist nagu kõrgemat on veel juhtumas.
mille energiad veel ei olegi nagu päris nagu paika nagu pannud või et selline väga nagu kõrgem kogemus tuleb siit välja. Aga ikkagi soodne aasta siis teha erinevaid uusi algatusi ja lepinguid ja kõike seda, aga lihtsalt, et tuleb olla millegi pärast siis ettevaatlik, et mis, kuna ja kuidas ja kellega. Vaatame edasi, et sa väga väärid armastust, selline armastuse igatsus siis sellel aastal võib sul tugevalt peal olla. Keemia kellegagi kasvab või on väga tugev, siis kellegi tundma õppimine, et õpid siis kedagi paremini tundma või tuleb sinu ellu keegi uus ja ka tervenemine ja kellegagi kahekesi koos mõnusasti aja veetmine või tõesti siis hoopiski eemaldumine ja üksi aja veetmine, et tuleb siit armastuse kaardipakist praegu sulle. Aga vaatame, Lõvi, mis on sulle veel tulemas aastal 2022. Sulle hästi palju tuleb sulle sellist nagu loodust siia, et looduses olemine, selline ringi käimine, et just ma näen jah, selline kevad-suvine periood, see pole hästi selline nagu loodusega kooskõlas olemine või sa nagu igatsed ja tunned väga nagu vajadust looduse järele sellel aastal. Ja kuidagi alistud mingisugusele protsessile või teekonnale, kuidagi näitab ära jah, et sa vabastad nagu kontrolli, et ei hoia enam tagasi ja alistud millelegi või alistud kellelegi. Siis sulle tuleb, eks ole, Lõvi, sa oled ju ise ka üks tulemärk ja tuleb ka sulle siia tulega seonduv õnnistus selleks aastaks ja mida see täpsemalt tähendab? See tähendab seda, et see on nagu kirg, midagi tugevalt läheb nagu põlema suure kirega. On see siis isiklikus elus või on see ükskõik millises muus elu osas ja üldse kuidagi head suhted saavad olema sul kellegi meesterahvaga. On see pereliige või hea sõber või tuleb uus keegi sõber su ellu või keegi meesterahvas, no midagi siin igatahes sellega. Sparkle and shine, et sellel aastal saad milleski tugevalt särada. Hästi tugev selline nagu, kuidas ma ütlen, tunned ennast enda kehas ise ka nagu hästi. Oled väga pühendunud kellelegi, väga pühendunud ja kuidagi lähed kaasa millegagi. Lood mingisuguse püha koha või püha sellise sacred space, et oma püha ruumi või mingisuguse erilise koha leiad sellel aastal, mis on sinu jaoks nagu sinu koht ja sinu püha koht kuidagi, kus sulle meeldib käia, kus sulle meeldib olla. Võib-olla see on hoopis uus kodu või uus mingisugune ruum või keskkond. No igal juhul mingit oma püha ruumi sa sinna lood sellel aastal. Jällegi kontrollikaart tuleb siia ja kontrolli enda kätte võtmine ja kuningaks saamine, kuningaks või kuningannaks saamine. Et väga tugev jah, energia siin ja ikkagi, et sa nüüd ise otsustad, et kuidas sa oma elu nüüd siis edasi elad ja mida sa nüüd tegema hakkad ja kuidagi väga enesekindel suhtumine tuleb siit isegi välja. Õhukaart tuleb sulle siia. Ühes taktis hingamine kellegagi, ellu ärkamine, energiate vahetamine. Kui sa näed nüüd ka seda kaarti, eks, et kuidas need armastajad siin nagu seda õhku teineteisega vahetavad. Et see võib olla seotud armastuse eluga, aga absoluutselt ka mingite muude eluosadega, kus tõesti energiat vahetuvad ja on siis siin olulist rolli mängimas ka keegi teine inimene. Võimalik, et on siin siis tuleelement ja õhuelement, nii nagu meil siit siis välja tulnud on hetkel. Vaatame edasi. Open mind, et ava oma meeled, et vaata nüüd üle kõik vana.
jätta see selja taha, sest midagi uut on algamas ja peadki täiesti nagu uut moodi kogemused tervitama oma elus just nüüd siis sellel aastal, sellepärast et kui sa jääd veel millegi vanaga kuidagi sehkendama midagi, mingist vanast asjast kinni hoidma, et siis oled edasi seal kinni ka veel sellel aastal, et igal juhul näitab, et mingisugune põnev uus asi on tulemas sulle. Nii, vaatame siis siit ka sulle midagi. Aasta 2022 ja lõvile. Kõrgemalt tuleb sulle mingisugune sõnum või juhatus, võib-olla mingi sisetunne, mis ütleb sulle järsku ühel päeval, et nii, sa pead selle nüüd ära tegema, tee see ära ja sa ei mõtle ka pikemalt ja sa lihtsalt teed selle ära. Et kuidagi selline väga tugev impulss tuleb kusagilt. Gabrieli kuninganna, sa saad ja suudad sellel aastal teha ära ükskõik mida sa tegelikult tahad ja mine selle järele, mida või keda sa tegelikult tahad. Ja et sul on võime sellel aastal endale ligi tõmmata inimesi, kes sind abistavad. Ja viimaseks kaardiks Gabrieli kuningas, mis ütleb, et sinu plaanid lähevad väga hästi, võtavad hea kuju, professionaalne ja finantsi-eluline edu ja et kasutad oma ressursse arukalt. Selle fantastilise noodiga võib sinu lugemise panna lukku lõvi. Mina soovin sulle imelist aastat, armastust, küllust ja et see oleks täis õnnistusi. Ole tubli! Tere tulemast kõigile Neitsi tähemärgi esindajatele, see on sinu kaardi lugemine ja vaatame, mida aasta 2022 endaga kaasa sulle toob. Olen sulle juba esimesed tarokaardid välja seganud. Siin on siis aasta üldenergia, aasta ohud, aasta võimalused ja siis üheskoos segame ka oraklikaardid ja vaatame, mis sõnumid siis sulle veel nad tuua soovivad. Kõigepealt siis aasta üldine energia on tulnud sulle müntide kuningas ja surmakaart. Ja näitab siis siin seda, et võid sellel aastal otsustava sammu teha või milleski siis mingi hea tehing või hea leid, mingi aarde leidmine või tõesti kuidagi selline midagi väga sütitavat ja positiivset ja sama siis tuleb see surm siia, mis läbi väga tugeva raputuse või valuliku kogemuse siis kuidagi tuleb uut algust või uut suunda sulle näitama. Et selline leinatunne tuleb siin korraks nagu peale. See nüüd absoluutselt midagi surmaga seonduvalt ei pruugi tähendada, vaid ikkagi seda, et midagi ikkagi läbi saab või lõpeb, eks. Ja toob ta siis uue puhta lehe ja alguse sulle see aasta. Ohukaardideks on sulle tulnud karikate ässakaart. Karikate äss ohukaardina näitab ikkagi pigem seda, et mingisugune hingeline kaotus võib siis sellel aastal osaks saada ja ka tugevuse puudus, et selline tunned ennast nõrgalt, oled rohkem kuidagi sisemiselt haavatavam, üksikum. Sellel aastal võid ka kuidagi või lihtsamini nagu haigestuda ja kõik need on ohud, eks, et ohud ei pruugi alati täituda. Aga tundub, et jah, et siin nagu sellised nagu hingelised ja tervise mõttes mingisugused ohud natukene välja tulevad. Aga võimaluste kaardideks tuleb sulle karikate 4 kaart ja munkade 5 kaart. Need on tegelikult, ütleme niimoodi rohkem need pahad kaardid, eks, aga kui nad tulevad võimalustena, siis nad on vastupidiseks pööratud. Nii et hoopis väga hea, et nad siia tulid. Võib midagi laheneda, mingisugune tüli, mis siis sellel aastal aset paraku kahjuks võib leida või selline raske situatsioon või olukord. Ütlevad need kaardid ära muretsed, kõik laheneb ja kõik ikkagi põhjusega on tulnud ja läheb nagu kergelt. Võimalik, et sa oled nagu märkamata jätnud mingisuguse võimaluse ja nüüd need silmad sul avanevad, et see moment tuleb, et see oli see ja ühesõnaga saad nagu voolu või järje peale kuidagi tagasi mingis osas. Nii et väga hästi. Vaatame, mida ütlevad sulle armastuse kaardid Neitsi aastaks 2022. Kõigepealt südamest südamesse vestlus, nii et kindlasti siin siis on see keegi teine osapool, kellega sa midagi arutama hakkad. Usulised tõekspidamised ja väärtused saavad olema olulised siis ka paarisuhetes sellel aastal.
ja ütlevad need kaardid ka, et tõeline ja suur armastus on väärt siis seda, et sa teeksid ise mingisugused sammukesed siis selle suunas või midagi ise ette võtaksid ja looksid nagu mingisuguse selle magnetvälja siis tugevalt ja enesearmastus, et ütleme niimoodi, et täpselt nii palju saad armastuse elus aastal 2022, kui ise endal oled valmis andma, et nii tugevalt ja nii palju, kui ise ennast armastad, nii tugevalt ja palju sind armastatakse vastu. Sad embrace, ikkagi mis nüüd siis on sinuga neitsi, et mingisugune kurb sündmus võib aset leida aastal 2022, et mingi kurvastus, midagi jätad maha või millelegi head aega ütlemine tuleb siin. Mingi muutus siis või jääd millestki ilma või vooluga pead kaasa minema, pead kontrolli vabastama, et siin polegi nagu väga midagi teha. Et ei pruugigi tulla sulle kõige kergem aasta, aga vaatame, ma segan sulle õnnistuse kaarte, et mis õnnistus sulle tuleb aastal 2022. Koduga seonduv õnnistus tuleb sulle, mingi koduga muutus võib tulla sulle, mis on suures plaanis õnnistuseks ja tuleb sulle ka, et kuidagi on mingisugust üksindust siin, aga saadetakse sinu teele keegi, kes kuidagi on sulle toeks või hakkab sinu teekonda kuidagi saatma või on sinu kõrval. Ja oma sellise nagu hea koha loomine ja enda keskuse leidmine ja millegi uue kujundamine, mingisugune hea selline jõud tuleb siit välja. Pead hästi palju sellel aastal kuidagi improviseerima, see tähendab seda, et sulle võib tulla palju ootamatuid olukordi sellel aastal teele. The Queen of the Light. Sa saad midagi väga tähistada sellel aastal, ei ole kõik nii halb ja kuidagi nagu selline valgustumine lausa mingisuguses elu osas tuleb sulle väga hästi. Vaatame edasi neitsi aasta 2022. Yearning, igatsus, igatsed kedagi sellel aastal hästi-hästi palju ja mingi lahus olemine, kas see on vaimne lahus olemine või füüsiline lahus olemine, et tahad nii väga kedagi, aga teda nagu ei ole. Igatsed kedagi. See on siis tõesti kas füüsiline või vaimne lahus olemine. Kui sa oled vallaline, siis millest me räägime, eks, aga suhte puhul, et võib siin tekkida mingist sellist nagu igatsust, tugevat igatsust. Vaatame veel. Ava oma meeled. Jäta nagu head aega kõige vanaga. Jah. Ongi, et südamel on midagi sellel aastal tugevalt. Kohe kripeldab midagi südamel kogu aeg. Millest kuidagi lahti ei saa ja millega tegeleda on vaja ja kuidagi ei leia nagu mingisuguses elu osas vastust. Team spirit, et koostöö saab olema sellel aastal hästi oluline ja inimestega suhtlemine ja koostöö leidmine ja mitte üksi jäämine ja üksi olemine ja hästi selline avatus, et see saab olema nagu võti sellel aastal sulle. Ja tuleb sulle Aarieli 9 kaart, et mingisugune tõesti, kui sa näed nagu palju vaeva, et siis seda hakkab edu saatma ja et sa sellel aastal väga nagu naudid ilusaid asju ja ilusaid hetki ja natuke sellist luksuse janu on sul sellel aastal ka. Sellised kaardid sulle siis neitsi. Aitäh sulle, et sa oled olemas, palju õnnistusi ja armastust sulle aastaks 2022. Ole tubli! Tere tulemast kõigile kaalude tähemärgi esindajatele. See on siis sinu ennustusvideo aastaks 2022. Olen sulle juba mõned tarokaardid siia ette ära pannud. Aasta üldenergia, aasta ohud, aasta võimalused ning seejärel siis vaatame, mida ütlevad ka oraklikaardid sulle selleks aastaks. Kõigepealt siis võimalused või vabandust, üldenergia. Üldenergia esimeseks kaardiks tuleb sulle karikate 7 kaart ja siis tuleb sulle mõõkade 10 kaart.
Siin on sellel aastal sulle unistused, soovid, selline romantiseerimine, tugev mingisugune sisemine unistus või soov on sulle, et mida sa ootad ja tahad, et nüüd täide läheks sellel aastal. Mis sellega on? Mõõkade 10 ütleb mulle seda, et ole ettevaatlik, just nimelt keegi võib selja tagant tulla ja oma selle kurja plaani sulle nii-öelda ette laduda. Midagi ootamatut võib tulla. Plaanid ei lähe päris nii, nagu sa oled arvanud, mõelnud või soovinud, et mingid tagasilöök võib sul sellel aastal tulla siis mingisuguses elu osas, mida sa kohe kuidagi pole tahtnud või oodanud või omast arust nagu soovinud või tõmmanud enda ellu. Vaatame, mida ütlevad ohukaardid. Ja tuleb sulle karikate 10 kaart ja tuleb sulle karikate 3 kaart. Tundub, et võib olla ohustatud mingisugune ettevõtmine sul siis sellel aastal. See võib olla kuidagi seotud teiste inimestega, seltskondlik, mingisugune üritus või midagi jääb ära. Ka külluse teemadega on mingisugune oht siin sellel aastal ja ongi, et mingi edu on justkui mingisuguses valdkonnas ohustatud sellel aastal ja samamoodi näitab ka seda, et perekondlikud suhted võivad olla pingelised mingisugusel hetkel siin ja on ka siin mingid ohumärgid. Aga vaatame võimalusi. Ohohoo, võimaluste kaardiks on sulle tulnud kõigepealt keisrinna, võimalus väga suure uue alguse näol, siis võib siis tõesti tulla su teele. Keisrinna ju, eks ole, on ka ju see rase naisterahvas, nii et siin võib olla ka mingisugused raseduse uudised siis kusagil sinu peres, lähikonnas või kusagil väga lähedal, eks ole. Võib olla ka sinu abielu ettepanekut või pulmadega seonduvaid küsimusi või siis lihtsalt keegi tuleb väga hea pakkumisega sellel aastal sinu juurde või midagi väga head sulle kingitakse või antakse. Aga vaatame, mida need armastuse kaardid siis räägivad sulle selleks aastaks. Et jah, millegi uue poole liikumine. Vaatame, kaalud 2022. Past life relationship, eelmisest elust tulenev side, karmaline side või hingesugulusside, kellegagi siis sul on võimalik, et sa kohtud sellel aastal kellegagi, võib-olla mõni karmaline side saab sellel aastal hoopiski läbi, tõesti tuleb mingi sügavam liit siin. Ja külgetõmme, midagi sa ikkagi oled siin enda poole pigem tõmbamas kui endast lahti ütlemas. Tervenemine millestki, on aeg nagu muust maailmast eralduda, vaatame, mis maha kukkus. Tema võib olla see sinu õige, võimalik, et sa oled juba kohanud ja juba tead, kes on see sinu õige inimene või tõesti sellel aastal saad sa öelda, et olengi kohanud oma õiget enda inimest. Mingisugune asukoht ja asukoha muutus sellel aastal võib tulla, mingisugune ümbruse muutus, mingisugune muudatus ja näitab siin ka rohkem sellist sügise perioodi sulle. Pead usaldama, et on nagu kõrgem ja jumalikum plaan, et tunned, et kui lähed edasi ja ei jõua kohale, et selline kõrbe ületamine, mingisugune hea seiklus tuleb sulle sellel aastal, võtad mingisuguse riski. Puhastad midagi, sul on vaja rahu, sul on vaja vaikust, sul on vaja, et kõik oleks selge, et ei oleks nagu mingisugust takistust kusagil. Siis sellel aastal koduga seonduv mingisugune õnnistus võib siis tulla sulle ja leiad ka mingisuguse uue tee otsa, kust siis edasi liikuda. Ja sa pead ennast kogu aeg kuidagi sellel aastal hästi nagu tasakaalus hoidma. Et justkui leiad jah seda tasakaalu, pühendud kellelegi või millelegi väga tugevalt sellel aastal. Väga tugev pühendumine ja tsükkel muutub jah ikkagi, et
mingisuguses jumalikus ajastuses, see ongi siis, võib tulla sul muudatus kas kevade, suve, sügise või talve algusel, just sellel hetkel, kui siis aastaaeg vahetub, võib ka mingisugune oluline muutus sinu elus aset leida sellel aastal. Jälle tuleb siia see nagu sünnikaart. Mul on tunne, et ikkagi kas sinul endal või kellelgi sinu lähedastest siin ikkagi mingisugune uus beebikene nagu ilmavalgust näeb ja mingi uus energia, no igal juhul on tulemas siis sinu lähedale kusagile. Tasakaal, et justkui armastust lausa otsib, et sul oleks elus kõik asjad tasakaalus, et sa väga nagu ise pingutad ja pead ära tegema sellel aastal selleks, et asjad oleksid siis tasakaalus. Sa võib-olla lähed midagi sellel aastal uut õppima või mingisuguse uue omaduse või mingi info, et mida sa hakkad õppima või mida sa teada saad, see on seotud kas koolituse või õppima minemise või millegi sellega seondusi. Hopsti, küll nüüd meile kus siin neid kaarte, et decision kaart jäi mulle niipidi siia, et sa pead mingi olulise valiku sellel aastal langetama. Et miski hoiab sind tagasi, mingisugune negatiivne energia või keegi hoiab sind tagasi, ma ütlen sulle. Muretsed ilma aegu ja ise nagu ebakindluse tõttu ei suuda mingit otsust nagu ära langetada. Igal juhul väga oluline otsus langetatud lõpuks saab. Selline lugemine siis sulle aastaks 2022. Mina soovin sulle väga palju armastust, küllust ja õnnistusi. Ole hoitud ja et sul läheks hästi. Tere tulemast kõigile Skorpioni tähemärgi esindajatele. See on sinu ennustusvideo aastaks 2022. Vaatame siis, mis on tulemas. Olen sulle juba võtnud mõned tarokaardid. Siin on siis aasta üldenergia, aasta ohud ja aasta võimalused ning seejärel segame koos mõned oraklikaardid, et saada veel lisasõnumit. Üldenergia kaartideks tuleb sulle siis kõigepealt karikate 10 kaart, mis on selline ühtsuse, pere, harmoonia kaart. Sellised lõbusad sündmused, kogemused, mis toovad su näole naeratuse. Müntide kuningas ka, et sellise hea partii tegemine, hea kuidagi selline avastus, leid, oled õigel ajal õiges kohas, et väga soodne üldenergia peaks ütlema. Aga ohukaartideks tuleb karikate 3 ja kui karikate 3 on ohukaart, siis on ohustatud siin see külluse voog. Võimalik, et ka mingisugused ettevõtmised pead edasi lükkama või täielikult ära jätma. Ja tuleb ka karikate 6 siia, et midagi kusagilt minevikust siis ujub pinnale, mida sa väga nagu ei tahaks, et sinna pinnale nagu ujuks. ja sellega siis pead nagu tegelema. See võib olla seotud mingisuguse olukorraga või see võib olla seotud mõne inimesega. Igal juhul või oled kuidagi nostalgiline millegi pärast, mis on siis seotud kuidagi mineviku, lapsepõlve või millegi siis sellisega, kuid ta on pigem selline nagu ängistustunne tekitav, et see on siis oht. Aga aasta võimalusteks tuleb müntide 6 kaardi, ehk siis sa võid saada sellel aastal hea pakkumise kusagilt või sa võid saada väga head abi või tuge kelleltki. Ja siis tuleb sulle mõõkade ässakaart, konkreetsed selged lahendused, et just nimelt tuleb selline fokusseeritus, tuleb otsekohesus, hästi otsekohesed sellised väljaütlemised tulevad siis Skorpionil sellel aastal ja tulevadki väga nagu teravad, aga nagu mingis mõttes ma ei saa öelda, et need on nagu halvad, pigem head siis kuidagi võnked, võimalused. Otsustamise aasta. Vaatame Skorpionile, mida ütlevad
armastuse ingli kaardipaki kaardid. Mäng oli seos, et sellel aastal armastuse elus on oluline võtta asja kergusega. Lisaks tuleb sulle siia mesinädalate kaart, et saad sellel aastal kellegagi mõnusasti siis aega koos veeta või siis on sellised suured unistused või planeerid mingisugust puhkust. Flirdikaart tuleb siia, et mingid sädet siin kellegagi on, aga siia tuleb ka nagu tervenemist ja sellist eraldust ja eemal olemist siis kusagile kas üksi või koos minemist näen siin. Siis veel unistusi on hästi palju siis Skorpionil sellel aastal ja selline tugev unistaja oled ja tahad mingi hea ilus unistus on su sees, mida sa tahad, et täide läheks ja kas siis hakkad seda planeerima või kuidagi sellega sa siin siis midagi tegeled. Tundmatu selline ala, et võimalik, et sa võtad mingi riski, see ei pruugi olla riskiga seotud, see võib olla lihtsalt mingi uus teerajake, millega sa ei ole varasemalt tegelenud, aga nüüd hakkad tegelema või hakkad siis uurima selle kohta rohkem. Sa oled täpselt õiges kohas sellel aastal, et väga hea, ma ütleksin, et kui mingisugune selline tundmatus või võõras asi teele ette tuleb sellel aastal, siis anna aga minna, et söösta siis sinna sisse. Suur seiklus ütlebki, et võta risk ja tuleb sulle selline hea seiklus sellel aastal ja müstiline tervenemine või võib-olla sinus on mingisugune tervendav vägi, kuidagi kedagi tervendada sellel aastal või tõesti kuidagi läbi sinu nagu voolab mingi tervendus või ise saad mingisuguses elu osas kuidagi ennast tervendada, miks mitte. Aga armastuse elus midagi on nagu ikka kogu aeg puudu. On seda flirti, on seda sädet ja on seda kõike, aga ikka on nagu midagi. Koju jõudmine. Õnnistus koju jõudmise näol. Mida see ka ei tähendaks Skorpion, aga mingisugune õnnistus koju jõudmise näol aastal 2022 on sulle tulemas. Ole autentne, ole sina ise, julge olla alati sina ise, ära taha olla rohkemat ega vähemat. Andmine ja saamine sellel aastal väga siis tasakaalus ja kaardid tahavad ka öelda, et võtta aeg maha, ära kiirusta, ära torma. Kui sa teed sellel aastal rutakalt midagi, siis see ei ole hea mõte. Siis kaablipoisikese kaart ütleb jällegi, aeglaselt, mine tasakesi, üks sammukene korraga ja vajadusel küsi kellegi käest sellel aastal nõu või abi. Ära tähendab just, mitte ära julge, vaid just nimelt julge. Julge siis rääkida ja julge küsida ja julge. Lase oma egost vabaks. No miks see siit nüüd siis tuli? Sireeni laulukene. Keegi tahab sind põluda või võrgutada või kuidagi lummata sind millegagi enda poole. Ja mõnes mõttes sa isegi nagu tahad, et sind lummatakse. Vabaduse kingitus ja vabaned millestki, vabaned kellestki, vabaned mingisugusest olukorrast. Peaingel Raafali kaart ütleb, et sinu meeled, keha ja vaim tervenevad mingisuguses elu osas siis. Ikka vaata, sulle tuleb siia tugevalt seda tervendamist sisse, et midagi siin on, eks. Aarieli kuningas, hästi palju sul on saavutada või sul on muidugi nii palju ära teha sellel aastal ja ütlevad need kaardid ka, et peab olema detailne plaan, mida detailsem plaan, seda parem, isegi kui sa ei ole väga detailide inimene, siis leia see inimene enda kõrvale, kes aitab sul need detailid ära teha. Keegi lahke või keegi hea inimene kuidagi hoiab sul silma peal või tahab sind aidata või tahab sinu lähedal olla.
ja Gabrieli kuninganna kaart tuleb sulle, mis ütleb, et sa saad sellel aastal tegelikult kõike teha. Kõik võimalused ja potentsiaalid ja head portaalid ja kanalid, kõik on avatud sulle ja mine selle järele, mida sa tahad. Anna minna. Ja sul on võime sellel aastal enda poole tõmmata inimesi ja olukordi, mis on sulle kasulikud. Hea Skorpion, aitäh sulle, et sa oled olemas. Ma soovin sulle väga palju armastust, küllust ja õnnistusi aastaks 2022. Tere tulemast kõigile Amburi tähemärgi esindajatele. See on sinu kaardi lugemine aastaks 2022. Olen sulle juba võtnud mõned tarokaardid. Siin on siis aasta üldenergia, aasta ohud ja aasta võimalused ning seejärel vaatame koos siis, tõmbame mõned oraklikaardid ka, et mis lisasõnumid siis või juhatust kaardid soovivad sulle jagada. Alustame üldisest energiast. Kõigepealt tuleb sulle siis sauade 7 kaart ja tema kõrval on tulnud sulle keisrinna kaart. Nii. Aasta 2022. Siin on omad blokeeringud, omad kaitsmised, et inimesed kõik ei nõustu sinuga, erinevad vaated, erinevad karakterid. Siin on blokeeringuid, siin on kaitsmist, siin sa võid tunda, et no kuidas sa ei näe asju nii nagu mina näen või mis toimub. Samas keisrinna kaart ütleb, et tuleb mingi uus algus. Siin võib olla ka oluline kuidagi side emade ja tütarde vahel või üldse kuidagi emadusega seonduvad küsimused või lastega tegelemised, et hästi olulised saavad siis olema kõik need suhted amburitele. Võimalik, et siin on mingisugust perelisa omamoodi ka tulemas siis kas uue inimese näol või hoopis tükis uue hinge näol, kes on sündimas, kes teab, kuid igal juhul jah, sellist uut energiat ja uut algust siis palju siin näitab, aga samal ajal sõdid ja võitled siin millegagi või kellegagi, kes teab. Aga hirmud ja ohud. Siin on tulnud sulle karikates 7 ja ülempreest rinna. Ise ennast kuidagi kardad või kuidas ma nüüd ütlen, iseenda jõudu kas või mõnikord sa kardad ja kuidagi alahindad iseennast mõnikord, et sinus on palju rohkem tegelikult, palju rohkem. Aga sa oled elult ikka raputada saanud omajagu ja see toob kõik need hirmud ja ongi nagu siin tuli nagu see, et edu just kui illusioon, karikate 7, et sa nagu tahad midagi ja on omamoodi suutmatus seda asja nagu algatada või ära teha. Et see ongi oht, et lihtsalt iseennast ületada kuidagi, et sellel aastal, no vaatame, mis need võimalused ütlevad. Jah. Võimaluste kaardiks tuleb sulle sauade 7 jälle siia, et see sauade 7 oli üldenergia ka, nii et kui juba kaardid hakkavad korduma, siis järelikult siin on tugevalt sõnum sulle. Sauade 7 üldiselt, eks ole, on see, mis ma just rääkisin, blokeeringud ja kaitsmised ja nii edasi. Aga kui ta tuleb võimaluse kaardiks, siis me pöörame ta positiivsemaks. Ehk siis saad jagu millestki või kellestki või kuidagi tuleb millestki võitjana välja või lepid millegagi, sõlmid rahu. Ja mõõkade poisi kaart. Mõõkade poiss on ka selline ise julgelt peale hakkamine, ise tegutsemine, ise võtad ohjad enda kätesse ja kas või kuidagi spontaanselt lähed ja ütled, et noh, nüüd teeme ära ja kuidagi mingi energia järsku tuleb, et oled ja venid nagu pikk närimiskumm ja siis järsku võtad ennast kokku ja ütled, nii aitab, nüüd teeme need asjad ära, et ma tean küll, kuidas ja mismoodi on vaja. Et energiat on sul siin ja seal sellel aastal, aga vaatame, mis siis armastuse kaardid ütlevad sulle. Tõeline armastus, et see on sinu elu ja armastuse lugu.
Võimalik, et sa oled pikas püsisuhtes olnud ja see on nagu oluline armastuse side ja suhe sul või siis on tulemas sulle see armastuse lugu veel, kuid igal juhul olulises siis sidemes selles elus sa määratud oled. Viimaseks kaardiks mulle jääb siia silma see hingesugulase kaart. Ma ei võta seda, aga ta on ikkagi mingi märk, sest ta jäi mulle silma. Ühesõnaga, see kaart ilmselgelt siis pidi siia tulema. Hingesugulane, et jaa, et see inimene, sinu hingesugulane, et kas ta on sinu poole teel või juba ta on seal sinu elus või no mingi kõrgem side ja kõrgem selline armastuse asi on siin sul. This could be the one. Kuule, hambur, sul on hea armastuse aasta. Et kasuta seda energiat ära. Attraction, külgetõmme. Et sa oled kohanud juba oma õiget inimest või kohtad sellel aastal. Et 1-2 siis, jah. Nii ilus, nii tore. Vaatame edasi, mis siis sulle tuleb veel aastal 2022. Looduse kaart tuleb, et palju aega veedad looduses. Tundmatusse lähed, et sa ei näe midagi, et nagu pimesi lähed ja võib-olla ongi siin see hirmu tunne, et mis nüüd saab, kui ma sinna lähen, mis see lõpptulemus on. Et midagi uut või tundmatut pead siis läbi tegema sellel aastal. Oma nagu vaimse allika avastamine ja kuidagi avatud mingisugusele uuele asjale, uuele vaimsele andele, miks mitte. Õnnistuse kaardiks tuleb sulle, et võimalik, et sa oled tundnud või tunned mingit sisemist üksinduse tunnet sellel aastal, aga see läheb ära. Et keegi hea inimene kuidagi või saadetakse sinu sisse justkui mingi õnnistus partnerluse osas. See tähendab päris paljut, aga võta siis siit praegu see kaasa, mis sa tunned, et sinuga resoneerub. Mängukaart tuli, et sellel aastal saad lõputseda, saad nautida. Tõesti, et jah, et midagi kergusega pead rohkem võtma nüüd seda aastat, mis algab. Sulle kõrgemalt kusagilt tahetakse märki saata. Mingid sõnumid tahab keegi sulle edasi anda. Ma ei tea, kas sul on, aga võib-olla tasub sul osta endale mingid sisetunde järgi ka mingisugused oraklikaardid ja vaadata, et mis sõnumid sealt nagu sulle tulevad. Et ega midagi siin on. Ahaa. Tõde tuleb päevavalgele. Tõde tuleb päevavalgele. Midagi keegi on varjanud. Ja nüüd saab see ilmsiks. Võib-olla sa oled ise midagi varjanud. Tuleb see hoopis välja. Või keegi sinu eest midagi varjab. Aga tuleb välja. Keerad elus uue lehekülje või mingi uus asi. Lased ennast juhatada. Jällegi tuleb, et kõrgemalt tahetakse sulle teadet edasi anda ja võib-olla seda juba tükk aega on tahetud teha ja sa ei näe ja sa ei näe ja sa ei näe ja sulle on öeldud ja sa ikka ei näe. Perfect timing, ideaalne ajastus mängib praegu sinu elus olulist rolli. Et no mis seal siis ikka, kui ei ole siiamaani näinud, siis oota edasi. Et kõik on jumalikus juhatuses hetkel. Rahvali kuninga kaart tuleb sulle, jah, usalda oma sisetunnet. Sinu sisetunne ütleb sulle, mis on õige, mis on vale. Lase ennast sellel juhatada sellel aastal. Ja võtame need mõlemad kaardid siis. Empaatia kaart tuleb sulle. Jällegi vaimne teekond ja vaimsed vastused ja oled nagu väike valgus teistele ja mingisugune vastus on sinu suunas tulemas. Väga ikkagi mingid sõnumid siin tahetakse siis edasi anda sulle sellel aastal ja ütlevad need kaardid ka seda, et sa tegelikult tead, mida sa tegema pead.
sellest olukorrast, kuhu sa sellel aastal saad sa kasu lõigata. Ja ka karjääri mõttes ja suhetes. Tead, ma ütleksin isegi, et kuigi sulle tulevad väga head nagu need armastuse kaardid siia, siis sellel aastal isegi tegelikult rohkem peaksid sa tööle panustama. Et tööasjad sellel aastal on olulisemad. Lihtsalt see tööenergia, et tööasjadele peab panustama sellel aastal ja see millegi pärast tuleb siit välja, et on oluline. Armastus on armastus on ikka olemas, aga lihtsalt, et fookus siis rahateemadel ja materiaalsusel sellel aastal on ka oluline. Kallis Ambur, aitäh sulle, et sa oled olemas, et sa oled sellel kanalil. Ma soovin sulle imelist algavat aastat, et sul oleks palju armastust, küllust ja õnnistusi. Ole tubli! Tere tulemast kõigile Kaljukitse tähemärgi esindajatele. See on sinu aasta 2022 kaartide ennustus. Olen sulle valinud, seganud välja juba mõned tarokaardid. Siin on siis aasta üldenergia, aasta ohud ja aasta võimalused. Vaatame need üheskoos üle ja siis juba segame ka mõned oraklikaardid, et vaadata sulle lisasõnumit. Aga aasta üldenergiateks on sulle siis tulnud kõigepealt surmakaart ja kaarikukaart, suur arkaan. No vot, see aasta ei pruugi tulla kõige lihtsam, sest siin tuleb sul oluline muutus ja oluline transformatsioon. Näitab seda, et läbi mingi raputuse hakkab midagi muutuma. Siin on sul suunade valik, millise tee otsa sa nüüd võtad, et selles mõttes väga tugeva energiaga kuidagi saab see aasta olema ja pead silmitsi seisma tugevalt erinevate väljakutsetega. Aasta ohukaartideks tuleb sulle mõõkade 3 kaart ja kuukaart. Et ühesõnaga siin ongi see, et sul võivad olla mingid unistused, mõtted, soovid ja ootused, aga need ei pruugi päris niimoodi välja kukkuda, nagu sa oled arvanud või lootnud. Osadel juhtudel, mitte nüüd kõigiga, aga see võib olla niimoodi, et siin tuleb mingi armastuse kolmnurk, kus sa siis tõepoolest olla ei taha ja siin ongi illusioonid ja enesepetmine kuidagi. Et see on siis see oht. Võib olla ka hoopis mingisuguses muus elu osas mingi kolmas osapool, mis täiesti nagu segab vahele ja ei lase sul nagu asjadel minna nii nagu sina tahaksid, et läheksid. Aga võimaluste kaartideks, no tuleb sulle jällegi surmakaart ja tuleb sauade 5 kaart. Võib-olla mingisugune jama laheneb siin ära ja ikkagi kui surm tuleb võimalusena, siis ta on tegelikult ikkagi kasulik. See, mis iganes nüüd läbi saab või mis iganes lõpeb või mis iganes lein siin kaasa tuli, suures plaanis kergendus midagi, mingi hea asi tuleb sellest kõigest jamast välja, nagu mis siin osaks võib nagu sulle saada. Vaatame, mida ütlevad armastuse kaardid. Tõelise armastuse kaart tuleb sulle siia, et armastavad suhted on sul siin sellel aastal. Reconciliation, taas ühinemine on sulle siia sellesse ellu määratud kellegagi. Lasema sõpradel ennast aidata, mingi hea nõu või kontakt läbi sõprade. Armasta ennast kõigepealt, et mida rohkem sa ennast armastad, seda rohkem saad sa siis kõike seda nautida. Mida sa väärt oled? Reconciliation. Väga tugev sama energiaga side sinu ja kellegi vahel. Aastal 2022 hea klapp kellegagi. Säde, loominguga tegelemine. Väga palju muusikat näen siin, sellist kergust, jällegi mingid armastuse nooled lendavad sellest pildist ka välja. Väest vistas, pead nagu mingit suuremat plaani nägema hakkama. Leiad aarde kusagilt, kus sa seda ei osanud leida. Me ei osanud isegi oodata ja isegi tundub, et nina all on sul midagi, mida sa ei näe.
ja oled libedal jääl, et mingi oht varitseb ka kusagil, et ebakindel teekond milleski. Vaatame, mis õnnistuse kaart sulle tuleb. Koju jõudmine. Head suhted meestega. Kõrgemalt poolt mingid sõnumid siin näitab ja mingi rahu tuleb meeltesse. Ole kohal. Võid olla selline nagu ajevil sellel aastal, et kaardid tahavad öelda, et ole hästi kohal. Andmine ja saamine sellel aastal tasakaalu tugevalt vaja viia. Pead tähelepanu pöörama mingisugusele eluosale, sulle tahetakse mingit muudatust ikkagi 11 ka, et kõrgemalt poolt mingisugune selline juhatus saadetakse su teele. Ole ettevaatlik kellegi suhtes, ütlevad kaardid. Mine vooluga kaasa, pead millestki või kellestki lahti laskma. Mingi saladus tuleb välja siin kuskil või mingisugune mingi läbimurre. Saad teada kuskil midagi olulist. Ja jälle tuleb seda hetkes elamist hästi tugevalt siia ja pead muutuse siis kaasa võtma ja muutuse omaks võtma. Parim on veel ees, midagi veel paremat on sinu suunas tulemas, võid läbi elada mingisuguse kaotuse sellel aastal, aga siis tuleta meelde neid sõnu, midagi paremat on veel tulemas. Ja viimaseks kaardiks Rahvali kuninga kaart, mis ütleb, et sa võid armuda sellel aastal. Vahet pole, oled sa suhtes või mitte, aga siin on mingi tugev armumise energia ja armastuse asjad ja kõik see siin on kuidagi kohe üleloomulikult tugev. Vot nii Kaljukits, sellised kaardid sulle aastaks 2022. Mina soovin sulle väga palju armastust, küllust ja õnnistusi. Aitäh, et sa oled olemas ja ole tubli. Tere tulemast kõigile veevala ja tähemärgi esindajatele. See on sinu kaardi lugemine aastaks 2022. Vaatame siis, mida kaardid räägivad. Olen sulle seganud tarokaardid. Siin on aasta üldenergia, aasta ood ning aasta võimalused. Vaatame siis, mida nad ütlevad. Alustame üldenergiast. Sulle tuleb siis kõigepealt karikate 4 kaart ja mõõkade 6 kaart. Nii, sellel aastal on oht, et oled oma unistustes ja oma mõtetes nii väga kinni, et sa ei näe seda, mis sulle nina all pakutakse. Et siin on oht siis midagi maha magada sul või lihtsalt sa ei näe, et keegi nagu tahab midagi anda ja sina ei näe. Mõõkade 6-ga tuleb siin see, et sa nagu jätad midagi selja taha. Et sa pead langetama mingisuguse valiku, võimalik, et ka raske otsuse tegema ja minema uuele teekonnale ja võimalik, et siin tuleb ka millestki loobumine, et sa näed, et see ei teeni, see ei tööta, sa pead suunda muutma. Igal juhul ta näitab, et läbi mingisuguse võib-olla raskema kogemuse või tundmise läbi alustad uuesti või võtad mingisuguse uue kursi ja sõidad sellele uuele kaldele. Vaatame aasta ohtusid. Ühesõnaga, sulle on aasta ohukaardiks tulnud karikate 10 kaart ja siis kuukaart. Kuukaart on illusioonid ja ongi, et sa oled siin oma unistustes ja soovides, et sa nii väga nagu tahad midagi on ju ja siis kuidagi ei suuda ühestki otsast nagu pihta hakata. Et selline unelev aasta natukene on sul siin ja kuidagi ma tajun, et ongi ohud tulevad just sellega, et nagu mingid kiusatused või mingid illusioonid, et tuleb olla hästi nagu realistlik sellel aastal sul.
ongi ja sul on oma hirmud, et sa ei saavuta mingisugust edu ja vot, aga kui sul on endal need hirmud, see võib olla seotud nii karjääri kui armastuselu osas ja kui sul on endal need hirmud, no siis sa ju seda kasvatadki nii, et ühesõnaga see hirmudest vabastamine oleks ülimalt oluline. Aasta võimaluse kaartideks tulevad sulle müntide 6 kaart ja müntide kuninganna. No läheb juba paremaks. Ühesõnaga ma näen siin seda, et sa hästi palju ise annad sellel aastal enda seest välja, aga samal ajal siin näitab ka seda, et sa saad seda tagasi. Et sul on nagu oskus midagi, mingisugust protsessi siin mõjutada ja kujundada, kuid näitab ära ka selle, et sulle endale võib tulla mingisugune hea pakkumine või abi siis kellegi teise näol. Nüüd müntide kuningannaga ma näen seda, et kuidagi lood mingisugust vundamenti, jällegi siin tuleb selline asjaajamine ja hästi selged sellised plaanid ja struktuurid ja ühesõnaga, et sa oled ikkagi sellel edulainel, et kuigi sa oled siin paras unistaja ka, et siis sa ikkagi punnid ja võitled läbi sellest. et ühesõnaga mingisugune väga hea impulsid tuleb, et kuidagi sa oled harmoonias iseendaga, sa oled nagu troonil, aga sa vahepeal nagu võinud sinna troonile ära ja siis sa jälle ärkad ja siis lähed jälle edasi. Et selline energia tuleb siit praegu välja sulle. Vaatame, mida ütlevad armastuse elukaardid sulle aastaks 2022. Anna oma suhtele võimalus. Võimalik, et kui sa oled siis praegu armastuse suhtes, siis kaardid tahavad sulle öelda, et mis iganes siis siin sellel aastal ees on kuidagi ootamas, et ikka anna sellele suhtele võimalus ja tee tööd ja kompromisse ja nii edasi. Kui sa oled vallaline, siis see kaart ei tähenda sulle mitte midagi. Unrequited love, et sa tunned, et sa ei saa elult armastust vastu. Sa võid siis tunda tõesti sellel aastal enda sees seda tühimikku või üksi olemist või kuidagi kohe nagu hästi tugev nagu üksinduse energia. Isegi juhul, kui sa oled nagu suhtes, siis on siin mingisugune üksindus tugevalt nagu väljas. Vaatame veel see kaart. Hingesugulase kaart tuleb sulle siia. No nii, et nüüd siis, kui ma suutsin su hetkeks nukraks ajada, siis ma annan naeratuse enda näole tagasi. Et sinu hingekaaslane selles maailmas eksisteerib, oled sa suhtes või mitte. Igal juhul võimalik, et sa oledki suhtes oma hingekaaslasega, võib-olla sa tead, kes su hingekaaslane on, võib-olla sa veel ei tea. Küll sa siis varsti teada saad. Igal juhul see on siis märk ja kinnitus sulle ja attraction, et sa tõmbad tegelikult teda enda poole. Võib-olla siin on nagu mingisugune segadus, et kas sa ise kardad, et sind ei armastata või siis see ongi. Vahest tulebki meie ellu mõni selline inimene, kes ei armasta meid vastu ja lasta siis olla ja lasta siis minna, pole midagi. Igal juhul see hingekaaslane ja selline hingeline side ja selline ilus puhas siiras armastus on olemas sulle siin elus. Ja kui sa oled vallaline, siis miks mitte? Ei võiks sellel imelisel aastal nagu 2022 sündida. Kompassi kaart. Ikkagi. Navigeerid uut suunda. Otsid midagi uut. Ja see miski uus tuleb ka, et ei ole kahtlustki. Commitment, igatahes, nüüd tuli sulle jälle armastuse kaarti siit välja, et selline armastuse lubadus, mingi kõrgem ühendus ja kõrgem side siin võib olla kellegagi. Vaatame edasi. Aga millegipärast tunned jah, et mingi lootusetus, kust see tuleb sulle siis? Overcoming obstacles, saad mingisugusest väljakutsest sellel aastal jagu, saad üle, mis sa iganes seal magasid seal troonil, ärkad üles, hakkad tegutsema. Väga hästi veevalaja. Vaatame edasi. Õnnistus tuleenergiaga, mingisugune tuli mängib siin olulist rolli.
Tuli võib tähendada ka uusi selliseid põletavaid kogemusi, aga ikkagi kuna see on ju õnnistuse kaart, siis ikka head asjad, eks. Et mingi kurvastus pühitakse ära, õnnistus sellel näol, et see kurvastus viiakse minema. Imeline. Vaatame edasi. Aasta 2022. Alistu ja usalda. Alistu ja usalda aastal 2022. Ja võtta hoog maha, ära kiirusta. Pole vaja kuhugi sul rutata. Kõik tuleb õigel ajal. Ja päikesetantsija. Naudi, lõbutse, tähista. Küllus tuleb siis, kui sina ennast võrratult ja hästi tunned. Kui sa ennast hästi ei tunne, siis kogu sinu ümbrus ka võib pariseda koost. Mingi saladus. Huvitav, seda saladuse kaarti tuleb nii paljudele selles ennustusvideos, et paistab, et aasta 2022 saab olema aasta, kus igasugused saladused ja sahkerdamised välja tulevad. Nii et kui keegi on siin olnud nagu manipuleeriv või salakaval, siis see tuleb kõik välja. Et tõde tuleb päevavalgele, näitab siin ära. Ongi, keegi võib sinuga manipuleerida millegi pärast. Aastal 2022 keegi kaval inimene. Mis ta siin tahab, igal juhul ja, et ole ettevaatlik, mingi kõrgem jõud. Mingi kõrgem jõud tahab siin kuidagi, keegi tugev inimene, keegi kaval inimene või mingi kõrgem jõud, kes tahab siin nagu teelt kõrvale viia. Mine aga sina edasi. Sina mine oma sisetunde järgi, mine sina edasi, sina ära tagane mitte millestki, mis sa oled välja mõelnud või ära otsustanud. Sina ära lase teiste sahkerdamisel ennast rivist välja viia. Varjatud areng kusagil. No vot siis. Kui sina avad oma loomingulised ideed ja varjatud anded, siis maailm kingib sulle kingituse sellel aastal. Ja võtame viimase kaardi sulle veevalaja. Aasta 2022. Jumalik juhatus. Divine guidance. Leiad mingisuguse kõrgema tähenduse. Uued sõbrad ja uued juhatajad sinu elus sellel aastal. Ma arvan, et see on ilus noot, millega sinu lugemine lõpetada. Aitäh sulle, et sa oled olemas. Ma soovin sinu elu väga palju armastust ja küllust ja õnnistust. Ole sa õnnistatud ja et sul tuleks imeline aasta. Kõike head sulle. Tere tulemast kalade tähemärkidele. See on sinu ennustusvideo aastaks 2022. Olen sulle seganud mõned tarokaardid. Siin on siis aasta üldenergia, aasta ohud ja aasta võimalused ning siis võtame ka üheskoos mõned oraklikaardid, et vaadata lisasõnumit. Alustame siis üldenergiast. Kõigepealt tuleb sulle kaart mõõkade rüütel ja siis tuleb siia ka tugevuse jõukaart. Väga hea. Ehk siis hea ja tugev energia tuleb siit tugevuse kaardist. Väga head instinktid on sul kala sellel aastal. Seda sisetunnet ja kõhutunnet siis usalda hästi tugevalt sellel aastal. See on selline hea algatusvõime. Tõesti nagu enda kehtestamine hästi tugev. Aga see mõõkade rüütel, siin on siukene tuisupea. Kes võib-olla teeb liiga rutakalt mingid asjad, hästi kriitiline kuidagi, et kas sa oled ise millegi osas kriitiline või keegi teine sinu osas kriitiline. Igal juhul siin on mingisugust teravat energiat ka, millega pead ikkagi siin silmitsi natuke seisma. Siis ohukaartidena on sulle tulnud kuukaart ja armastajate kaart. Ohud ja et illusioone võib sul olla, et arvad ja loodad ühte ja asjad päris nii ikkagi ei lähe ja on sul siin täitumata unistusi kuidagi sellel aastal.
aga ära anna alla sellepärast, et unista ikka kuni lõpuni, kuni unistused täide lähevad. et ja armastajate kaardiga ka, et on nagu võib-olla armastuse elus on mingisugused nagu takistused siin vahepeal sellel aastal ja kuidagi tunned sellist nagu teatavat üksindust, aga see ei tähenda ainult armastuse elus nagu mingisugust ohtu või okast, et see võib olla ka hoopis muude inimsuhetega, et on lihtsalt mõne inimesega kohe keerulisem ja pead lihtsalt siis võtma seda kui oma õppetundi ja väljakutset sellel aastal. Võimaluste kaartideks on sulle tulnud sauade 9, mis sauade 9, mõõkade 9. Sa oled viimane grupp, nii et mul on juba keel sõlmes. Mõõkade 9, tegelikult mõõkade 9 on väga negatiivne kaart. Kuna ta tuli meile võimaluse kaardiks, siis me pöörame ta ringi ja see tähendab mingisugusest masendusest või depressioonist ülesaamist, võib tähendada ka mingisugust tervenemist, võib tähendada mingisuguse mure kadumist, mingisuguse raskuse ära minemist, igal juhul väga hea. Ja siis on sulle tulnud ka müntide poisikaart, mis on ka selline uus areng, uus kasv, uus suund, oled hästi valmis ettevõtlik midagi uut ära tegema, uut moodi proovima, oled valmis õpetama, oled valmis juhatama, oled valmis juhatust vastu võtma, et ongi selline kergus, värskus, teeme ära, oled valmis. Aga siin on jah oht, et ikkagi ära liialt kiirusta, et kui kiirustad, et siis see nagu ei ole hea. Vabasta oma eks. No kui sa oled vallaline, siis ilmselt see oli nüüd sulle mõeldud. Et vabasta oma eks, hüppas lihtsalt siit välja, eks ole. Vaatame, mis siit veel tuleb. Mängulisus on hästi oluline, et võta armastuse elu kergusega sellel aastal. Romantilised tunded, et romantikale kindlasti pööra palju tähelepanu. Kui sa oled vallaline, siis mõtled, et kuidas sa seda küll teed, eks tead, aga tee endale ikkagi ise selliseid romantilisi hetki. Naudi ise ennast, olgu see siis mõnus siuke küünlavalgel vann või mõnus õhtusöök küünlavalgel või mis iganes romantiline asi, eks. Kui sa ise endale seda pakud, siis usu mind, universum näeb, et seda sa tahad ja hakkab seda sulle ka teisel viisil ise pakkuma. Pane tähele ohumärke, kui sa oled suhtes, et pöörama partnerile tähelepanu või võib-olla siin on mingisugused ohumärgid, mis siis vajavad tugevat tähelepanu ja külgetõmme siin ka on hästi tugev, et sellel aastal sa väga tahad tõmmata enda suunas mingeid kogemusi ja ma loodan, Kala, et see sul siis ka hästi õnnestub. Vaatame, mis siis veel tuleb. Ja tuleb jälle sulle tervisekaart, et tervisega asjad hakkavad sul paremaks minema või üldse tahavad nad öelda, et ära nüüd muretsema tervise pärast. Kui ka haigeks jääd aastal 2022, siis ära muretse, saad terveks. Mingisugune torm võib kusagilt üle su elu vuhada. Teeb väikse kaose sulle sinna aastal 2022. Distant thunder, jah, tuleb tegelikult lihtsalt õhku puhastama, aga mingi tugev tormi energia on siin, et saad mingi raputuse siin natukene läbi elada, aga see puhastab siis tegelikult sind. Ime, sinu ellu tuleb mingisugune ime, mingisugune ootamatu hea sündmus või uudis, mida sul on väga vaja. Ja nii, et siis ole valmis seda imet vastu võtma. Sinu suunas ta tulemas on ja õnnistus tuleb sulle ka ja sulle tuleb tööga seonduv õnnistus selleks aastaks. Ja tuleb veel rahu, meelerahu õnnistus sulle selleks aastaks. Vaatame Kalad ja 2022. Balanssi viimine, kõige nagu kohandamine. Ole hästi nagu energiline, mida energilisemalt ja kuidagi entusiastlikumalt sa ise asju võtad ja kas või algatad, seda paremini need asjad lähevad ja oled kanal millegi vahel. Võimalik siis, et
võimalik, et saad tunda ennast aastal 2022, et sina oled nagu see kanal, siis seal on veel keegi ja seal on keegi ja siis sina oled nagu see vahendaja seal nende vahel. Sul on mingi kavatsus sellel aastal ja tahad seda tabada, sul on mingi siht, mida sa jahid, jah. Selline jahimehe kaart tuli siia, et jahid midagi, tahad saada midagi tugevalt sellel aastal. Aga samas vajad väga tugevalt sellist üksi olemist ja kuidagi tunded sul on siia-sinna sellel aastal tundepuhangud ja kuidagi tahad privaatsust võib-olla natuke sellel aastal rohkem kui tavaliselt. Oled avatud meelega, oled avatud uutele pakkumistele, võimalustele, oled valmis kusagilt siis edasi liikuma või tahad kuskilt edasi liikuda, tahad kuskilt ära minna. Koostöö sellel aastal saab olema väga oluline. Ja ikkagi ütleb, et pead oma patareisid laadima, et oled nagu üle kurnatud millestki, et pead selle aja siis leidma endale. Ja tuleb sulle ka Maikli kuninganna kaart ja ta ütleb, et sa tegelikult tead täpselt, mis sa tegema pead. Aeg on keskenduda rohkem tööasjadele ja vähem armastuse elule tegelikult sellel aastal. Ja maailmakaart, mingisugune õnnelik lõpplahendus on tulemas, mingisugune tsükkel saab läbi ja toimub areng. Ma arvan, et see on ideaalne kaart, et lõpetada sinu lugemist. Mina olen sinu eest väga tänulik, ma saadan sinu ellu enda mõtetega palju küllust, palju armastust ja väga palju õnnistusi, et sul läheks kõik väga hästi. Ole hoitud ja ole tubli. Kõike head sulle!